Tere hommikust siis ka minu poolt. Ma teeksin kohe väikse paranduse Antile, et me ilmselt ei alusta, vaid me taas alustame seda sarja. Sest eelmine nädal tõesti mul kadus hääl nii ära, et nagu te nägite, et see oli võimatu edasi rääkida, et ma siiralt vabandused. Ma vaatan, täna on meil vist natukene vähem inimesi ja ma jätkuvalt nagu vaatasin ka seda nimekirja, et kui paljudel teist on mingisugune arusaamine arbitraažist. Ma väga hea meelega utsitaksin teid taaskord olema ka pildiga ja olema ka häälega ja küsima. Ma saan aru loomulikult, kui keegi seda parasjagu ei taha, aga selleks, et te ise võib-olla rohkem saaksite ja sellest diskussioon elavam oleks võib-olla tore, kui te tekiks küsimusi. Ehk siis küsimused jooksvalt, palun. Ja ma saan aru tegelikult, kui ma vaatan seda nimekirjaga, et osadel inimestel on kokkupuude arbitraažiga suurem olnud ja osadel on väiksem olnud, aga ma sellegipoolest, kuna selle sarja mõte oli nii-öelda ABC-st alustada, siis ma ikkagi alustan enam-vähem ABC-st ja kui tuleb kellelgi on nagu detailsemaid küsimusi, palun tulistage. Ma ei hakka kordama siit praegu, mulle tundub, et inimesed on enam-vähem samad, et ma ei hakka kordama seda tausta, enda tausta, vaid liiguks siis otse teemasse. Mis asi on vahekohtumenetlus? Vahekohtumenetlus on hästi lühidalt öeldes kohtuväline vaidluste lahendamise meetod. Ja kui ma seda veel rohkem lihtsustaksin, siis näiteks ütleme niimoodi, et Antil ja Mailisel on omavahel vaidlus. Nad ei taha minna kohtusse, nad tahavad kiiret lahendust ja ütlevad, et me leppisime kokku, et sina lahendad selle vaidluse, kuulad ära ühe poole, kuulad ära teise poole ja otsustad, kuidas lahendus peaks olema. See lahendus on lõplik sellisel juhul ja kohtusse edasi pöörduda saab ainult väga piiratud alustel, kui on rikutud teatud menetlusõiguslikke norme. Nendest me räägime lähemalt siin järgmistes saadetes, aga lühidalt öeldes näiteks, kui ma kuulaksin ära ainult ühe poole, teist poolt ei kuulaks, siis saaks minna ja vaidlustada seda vahekohtu otsust. Kui ma kuulan ära mõlemad pooled, annan neile võrdselt aega, on näha, et ma olen vaadanud kõiki tõendeid, arvestanud kõigega, siis see otsus on lõplik ja läheb täitmisse. Vahekohtumenetluse oluline osa on see, et see on poolte kokkuleppel põhinev menetlus. Kogu õigus vahekohtunikel midagi lahendada tuleneb vahekohtu kokkuleppest. Me hetke pärast räägime ka seda, kuidas ja mis asi vahekohtu kokkulepe on, mis need tingimused peavad olema. Aga praegu ma ütlen kõigepealt, et selle vaidluse alus ongi see, et pooled kujundavad menetlust. See on üks vahekohtumenetluse eeliseid ja vahekohtumenetluse väga oluline olemuslik osa. Koht, kus ma eelmine kord takerdusin, oligi nii-öelda skaala. Et kui me vaatame erinevaid vaidluse lahendamise meetodeid, et kus siis arbitraaž sellel skaalal on ja mis meil üldse on erinevad vaidluste lahendamise meetodid. Kõik ettevõtjad on harjunud sellega, et kui tekib mingi erimeelsus, siis räägitakse teise poolega läbi. Tegelikult hästi üldiselt öeldes on ju ka läbirääkimised üks vaidluste lahendamise viis. See on kõige enam levinud viis, kõige lihtsam viis. Ja kui me võtame skaala tervikuna, paneme joone peale, et kui siin on läbirääkimised ehk kõige pehmem viis ja kolmanda isiku poolt sekkumise aste on kõige väiksem, siis skaala teises otsas on kohus, kus kolmanda isiku poolt sekkumise aste on kõige suurem. Kui me hakkame siit läbirääkimiste poolt minema, siis ilmselt järgmine meetod, kus sekkumise aste on suhteliselt madal veel, on lepitusmenetlus ja vahendusmenetlus. Need on sellised meetodid, kus lepitakse kokku, et meie kahekesi ei saa omavahel oma vaidlusega päris hästi hakkama, aga võtame kolmanda isiku appi, kes siis kuulab meid ja vahendab meie mõtteid, püüab võib-olla sõnastada ringi natukene ja aidata meil leida seda ühisosa, millega oleks võimalik vaidlus lõpetada. Ma ei hakka nendesse detailidesse minema. Vahendusmenetlus ja lepitusmenetlus. Eestis on lepitusseadus, aga olemuslikult on hästi sarnane ka vahendusele. Nende erisused tulenevadki suuresti sellest, et kui ka palju pakutakse omalt poolt ka selle kolmanda isiku poolt lahendusvariante välja.
või siis versus lihtsalt nagu vahendatakse. Lepituse puhul on samas see, et ei saavutada lahendit, mis oleks lõplik lahend. Ja kindlasti ei tule sealt täitedokumenti, mis on oluline arvestada. Seadus võimaldab teatud juhtudel selle täitedokumendiga lepitusmenetluse kokkuleppe kohta saada, aga see on omaette protseduur läbi kohtu ja ausalt öeldes ma ei tea, et Eestis seda üldse tehtud oleks. Lepitusmenetluse kohta veel, et lepitusmenetlus iseenesest on maailmas suhteliselt populaarne, Skandinaavias suhteliselt populaarne ja üha rohkem teda surutakse ja survestatakse. Eestis on minu arvates lepitusmenetlus täiesti lapsekingades. Enamasti see lepitus, ütleme, formaalne lepitus praktiliselt seda ju ei toimugi seaduse sätete järgi. Kui on, siis see lepitus olemuslikult ongi selline, et advokaadid näiteks kuulavad oma kliendi ära, vaatavad teise poole arvamusi ja püüavad sealt vahelt siis niimoodi suunata. Et see ei ole kindlasti ametlikult lepitusmenetlus, aga eks ta mõnes mõttes kolmandate isikute abil lahenduse otsimine võib-olla on. Kui minna lepitusest sammukese veel edasi sekkumise suurendamise poole, siis on ilmselt eriti ehitusvaidlustes ja sellistes vaidlustes, kus on tehnilist pädevust vaja, on ekspertkomisjonid. Näiteks väga paljudes ehituslepingutes ongi kirjutatud sisse juba lepingutesse, et kui näiteks mingis tehnilises küsimuses on erimeelsused, siis tuleb ekspert see ja see ja tema otsustab ja mõlemad pooled kinnitavad lepinguliselt, et nemad selle otsusega nõustuvad. Ka see ei ole menetlus, kus tuleks täitedokument. Ja nüüd, kui me liigume sealt natukene veel sinna sekkumise poole juurde, siis me jõuamegi arbitraaži ehk vahekohtumenetluseni, kus poolte vahel on küll vaidlus, aga pooled võtavad ka kolmanda isiku seda lahendama, sealt ei tule kohtuotsus päris välja, sest et ei ole riiklik institutsioon, aga sealt tuleb vastmes välja otsus, mida on võimalik täita nii Eestis kui välismaal. Ja nüüd me jõuame siit selleni, et mis on vahekohtumenetluse eelised tavalise kohtumenetluse ees. Sest ega tavaliselt, kui me vaatame, mis hetkel meil üldse valitakse seda, et kas me lähme arbitraaži või kohtusse, siis enamasti on see siis, kui sõlmitakse mingisugust lepingut. Lepingus vahekohtu kokkulepete kohta väga sageli on selline termin nagu inglise keeles midnight clause, mis tähendab seda, et kui suurte ja keeruliste läbirääkimiste tagajärjel on kokku lepitud kõikides rasketes tingimustes, ostuhinnad, tähtajad, trahvid, kõik muu selline, kõik see raske asi on tehtud, siis viimasel minutil on vaja veel jõuda leppida kokku vahekohtu või vaidluste lahendamises. Ja siis sõna otseses mõttes 11. tunnil midnight pannakse läbi, paneme siis selle vaidluse vahekohtumenetlusse või kohtusse või kuhu. Väga sageli sellele ei mõelda, küll aga see peaks olema osa, kus natukene rohkem peaks mõtlema, sest see võib tuua kaasa erisusi. Ma vaatan, et siit on tulnud chatti vist üks küsimus vahepeal, aga ma võtan korraks selle lahti. Nii. Kuidas otsustatakse, kas on üks või kaks vahemeest? Kas see peab olema juba lepingus kirjas eelnevalt? Ma eeldan, et see küsimus on mõeldud vahekohtu kontekstis. Natukene võib-olla etteruttavalt, aga ma vastan selle ära. See otsustatakse nii, nagu vahekohtu menetluses peaaegu kõik asjad. Pooled omavahel lepivad kokku. Ja siit ma jõuangi selleni, et kui lepinguid sõlmitakse, siis tavaliselt pannakse siis juba vahekohtu kokkuleppe sinna sisse. Ja vahekohtu kokkuleppes üks on suhteliselt tavapärane väiksemate vaidluste puhul, kaks on väga harv, sest see võib tähendada seda, et otsust kui sellist ei sünnigi ja paljudes reeglites on ka kirjas, et kaks ei saa olla, et peabki olema paaritu arv. Ehk üks või kolm on tegelikult see, mis on need tavalipärased valikud. Hästi see oleneb sellest, kui suur see potentsiaalne vaidluse summa on, sest et vahekohtu menetluse üks osa on ka see, et selle eest peab maksma, vahekohtunikele peavad pooled ise maksma erinevalt kohtust.
Ja seetõttu, kui on kolm vahekohtunikku, siis on tõenäoliselt see summa, mis välja tuleb käia, on suurem, aga samas on jällegi nii, et kui on risk selleks, et mööda pannakse, on väiksem ja ühtlasi on ka nii, et mõlemad pooled saavad nagu oma poolt suunata seda, kes võiks tulla. Ehk siis vahekohtu kokkulepe enamasti sõlmitakse lepingu sõlmimisega samal ajal. Aga põhimõtteliselt on võimalik vahekohtu kokkulepet sõlmida ka siis, kui vaidlus on juba tekkinud. Ehk igal ajal mul täna tekib vaidlus ja otsustame, et lahendame vahekohtus. Praktikas on seda oluliselt raskem teha ja praktikas seda ka väga paljudel juhtudel siis enam kokkuleppele ei jõuta. Ehk siis ei ole enam valikut. Seetõttu on mõistlik see vaidluste lahendamise mehhanism otsustada ära ikkagi siis, kui on lepingu sõlmimine ja mõistlik on sellele kulutada natukene rohkem kui päris see viimane minut, sest et seal võivad olla tagajärjed, nagu, et kuidas seda tehakse ja kas see on üldsegi täidetav. Kui me räägime vahekohtu menetluse eelistest tavakohtu ees, siis kui ma liigungi edasi siit sellest täidetavuse aspektist, siis täidetavus on üks argument, miks otsustada vahekohtu menetluse kasuks. Millal? Kui meil on 2 Eesti äriühingut, siis ei ole absoluutselt probleemi minna Eesti kohtusse, saab Eesti lahendi, Eesti seadused reguleerivad selle lahendi täitmist, ei ole mingit teemat. Eeldusel, et raha muidugi on. Kui meil on Euroopa Liidu sisesed pooled, ka siis on tegelikult pooltel Euroopa erinevatest õigusaktidest tulenevalt kokku lepitud niimoodi, et täitmisega sisuliselt probleeme ei ole. Loomulikult on oluliselt keerulisem, sa pead minema teise riiki täitma, aga õiguslikult see raamistik on olemas ja Euroopa Liidu siseselt on otsuseid võimalik täita. Siia juurde tulevad ka õigusabilepingud. Eestil on 5 õigusabilepingut eri riikidega, Läti, Leedu, Venemaa, ma tahaks öelda Valgevene praegu, aga ma võin eksida, millega on ka reguleeritud ära see, kuidas vastastiku otsuseid täidetakse. Täpselt samamoodi, nagu seal on näiteks vastastikuseid notariakte tunnustatakse. Ülejäänud maailma osas, kui teil on mingisugune leping Euroopa Liidu välise riigiga, siis põhimõtteliselt ei ole mõtet leppida kokku mingisuguses kohtumenetluses, vaid tuleb leppida kokku vahekohtumenetluses. Sest et ühtegi õigusakti, mis sunniks seda näiteks kui te lepite kokku mingi Aafrika riigiga Eesti kohtu alluvuses, ehk vaidlus lahendatakse Eesti kohtus, siis algul võib tunduda, väga hea, meie kohtud saavad asjast aru, me suudame seda kontrollima, saame menetlust, ei pea kuskile minema, saame asjadest aru. Aga kui teil on see otsus käes, mis te siis teete? Võtate Eesti kohtu otsuse ja lähete kuskile Aafrikasse ja ütlete, et palun väga, et palun täitke seda või Aasiasse või Jaapanisse. Et palun täitke seda. See on nende kohtute suva. Seda võib täita vastastikusel alusel, aga ei pruugita täita. Tegelikult täpselt sama on Ameerikaga. Ameerikaga teatud otsuseid vastastikuse põhimõttel on täidetud, aga mitte mingit garantiid ei ole. Ehk siis, kui teete Ameerika poolega sõlmite lepingu, siis on väga soovitav panna vahekohtu kokkuleppe lepingusse. Ja miks see seda niimoodi on olemas rahvusvaheliselt 1958. aastal vastu võetud New Yorgi konventsioon vahekohtu otsuste täitmise ja tunnustamise kohta, mis on ülilevinud, sellel on üle 145 vist isegi osalisriigi ja see on see garantii, mis on rahvusvaheliselt vahekohtu menetluse alus, mis ütleb, mis on vahekohtu otsuse või vahekohtu menetluse peamised tingimused ja millistel tingimustel seda otsust täidetakse. See on toiminud aastakümneid. See on väga kindel instrument. Ehk siis tulenevalt just nimelt sellest, et välisriigi partneritega on otsust vaja täita, siis teatud juhtudel on vaja eelistada vahekohtu menetlust tavakohtule. Tavakohtust võid sa saada lahendi, millega pole mitte midagi peale hakata. Rääkides välisriikidest veel, siis nagu klassikaliselt on üks põhjus, miks vahekohtu menetlust on eelistatud, on olnud neutraalsus.
Ehk siis näiteks, kui te teete, ma ei tea, Prantsuse ettevõttega äri, siis ilmselgesti teie kõhklete, ei taha väga minna Prantsuse kohtusse. No mine tea, äkki eelistavad enda riigi ettevõtjat. Aga täpselt samamoodi on ka prantslastel. No ma ei tea, mingi Ida-Euroopa riik, mingi kahtlane kohus, ma ei tea, ma ei julge sinna kohtusse küll minna. Siis kolmandate riikide kohtud tõenäoliselt paljudel juhtudel ütlevad, et me ei võta seda menetleda, sellepärast et sellel vaidlusel puudub meie riigiga igasugune seos. Lõppastmes taandub ka sinna, et riigi ressursse ei hakata mingite teiste isikute peale kulutama. Ja mis see lahendus sealt on? See ongi see, et lähme siis vahekohtumenetlusse. Võtame näiteks vahekohtumenetluse kuskil kolmandas riigis, näiteks kas siis Londonis või Stockholmis või Helsingis ja lahendame oma vaidluse neutraalsel foorumil. Klassikaliselt on vahekohtumenetluse eeliseks peetud ka kiirust ja efektiivsust. See kindlasti laias laastus see isegi on niimoodi, sest enamike vahekohtu institutsioonide reeglite järgi vaidlus lahendatakse ära 6 kuni 9 kuuga ja see otsus on lõplik. Sealt edasi, nagu ma ütlesin, on võimalik menetluslikel küsimustel seda vaidlustada, aga ka need vaidlused lähevad üsna kiiresti, kui üldse. Näiteks Rootsis siin mõne aasta tagune statistika oli, et 98% vahekohtu otsustest täidetakse ära, ilma et seda üldse kuskil vaidlustatakse. Ehk tegelikult sa saad endale lõpliku lahendi 1,5 kuni 3 aastaga. Paralleelselt muidugi tuleb tunnistada seda, et Eesti kohtud, kui me võrdleme, ütleme ka Euroopa tasandil, on suhteliselt kiired. Eesti kohtutes on ka võimalik saada lahend üsna kiiresti. Kindlasti on siin erandeid, on vaidlusi, mis kestavad kaua. Mul on endal praegu laual vaidlus, mis algas 2017 ja me oleme juba, ma ei tea, 2. 3. ringil asjaga. Et selge see, et seda on, aga tavapäraselt ka Eesti kohtud on üsna efektiivsed vaidluste lahendamisel. Konfidentsiaalsus. Konfidentsiaalsus on kindlasti üks aspekt, miks valida vahekohtumenetlust. Traditsiooniliselt on siin aastakümneid olnud selline põhimõtteline eeldus, et vahekohtumenetlused ongi kõik konfidentsiaalsed. Keegi ei või rääkida menetlusest, keegi ei või rääkida selle sisust, keegi ei või rääkida selle tulemusest. Siin paarkümmend aastat tagasi hakkasid vaikselt kohtud seda olukorda vaagima erinevates kaasustes ja siis avastati, et tegelikult seaduses kuskil mingisugust kohustust konfidentsiaalsena hoida vahekohtumenetlust ei ole. Ja siis tekkiski korraks see, et tegelikult tuleb lepingutesse selgelt juurde kirjutada, et menetlus on konfidentsiaalne, vastasel juhul ta konfidentsiaalne ei ole. Tänapäevaks on olukord põhimõtteliselt jõudnud sinnani, et erinevate institutsioonide, kes vahekohtumenetlustega tegelevad, reeglites on kirjas konfidentsiaalsuskohustus nii pooltele kui vahekohtunikele. Ehk tegelikult see on poolte kokkuleppe osana. Tavakohtus samas on ju kõigile teada, et tavakohtumenetlus on avalik. Ehk siis tavakohtus on väga-väga piiratud alused, millal on võimalik istung ja ka kohtumenetlus tervikuna ja lahend kinniseks kuulutada. Sinna alla kuuluvad kindlasti perekonnaõiguslikke asju, kus on vaja laste õigusi näiteks kaitsta. On ka ärisaladuse kaitse, aga see eeldab, et väga detailselt ja väga täpselt näidatakse ära, milline osa sellest menetlusest või infost, mis edastatakse kohtule, on konfidentsiaalne ärisaladusega kaetud ja milline mitte. See on kohtu otsustada lõppastmes. Kui meil on vaidlus, kus on oluline, et näiteks hinnad ei lendaks avalikkusele välja, siis tasub eelistada vahekohtumenetlust. Menetluse keel. Kui me tavakohtusse lähme, Eesti kohtumenetlus on eesti keeles, Soome kohtumenetlus on soome keeles, Rootsi kohtumenetlus on rootsi keeles. Vahekohtumenetlus on poolte kujundada ja vahekohtumenetluses seega pooled saavad kokku leppida, mis keeles nad oma menetlust peavad. Kui lepingu keel, eriti rahvusvahelistes suhetes, on näiteks inglise keel, siis enamasti lepitaksegi kokku, et vahekohtumenetluse keel on ka inglise keel. Võib leppida ka kokku niimoodi, et menetluse keel on inglise keel, aga kui meil on näiteks türgikeelsed dokumendid seal juures, siis neid dokumente me tõlkima ei hakka.
See muidugi eeldab seda, et vahekohtunikud saavad türgi keelest aru, mida on võimalik kokku leppida. Ja siit me jõuamegi selleni, et kui pooled tahavad mingis keeles vahekohtumenetlust pidada, siis nad vaielda omavahel, siis tasub vahekohtumenetlus valida. Ja kui pooled tahavad türgi keeles vaielda, siis neil on võimalik kokku leppida, et vaidluse lahendamiseks vahekohtunikud on isikud, kes peavad oskama türgi keelt. See loomulikult võib teha olukorra väga keeruliseks, aga see on võimalik. Ja üks vahekohtu eelis ongi see, et pooltel on võimalik kokku leppida, kes vaidlust lahendavad olemuslikult. Üks osa on sellest keel kindlasti, aga üks kõige, ütleme, tavapärasemaid aspekte on ka näiteks keerulistes finantsvaidlustes. Kui palju puutuvad meie kohtunikud jooksvalt ja läbivalt kokku keeruliste finantsvaidlustega? Mitte liiga palju. Neil on seal ampluaa, kus nad peavad pädevad olema, on nii lai, et nad paratamatult ei suuda kõike süveneda. Ja kui meil on näiteks mingisugune leping, mis on keeruline finantsleping, siis pooled saavadki kokku leppida, et on finantsinimesed või finantsharidusega advokaadid näiteks või mitte haridusega väga suure finantsiteemaliste kogemusega advokaadid, kes nende vaidlust lahendavad. Täpselt samamoodi võib kokku leppida ju näiteks ehituses, et vaidluse lahendavad vahekohtunikud, kes on ehituseksperdid ühtlasi. Ehk siis võimalik valida ja määratleda, kes sinu vaidlust lahendab, on kindlasti üks eelis tavakohtu ees. Tavakohtus teeb kohtu mingi ratas nii-öelda rotatsiooni korras, kes selle lahendab ja nii on. Veel selgelt eelise poolest on tervikuna paindlikkus. Vahekohtu menetlus, nagu ma ütlesin, on poolte kujundada ja see tähendab seda, et pooled saavad ise omavahel tegelikult kokku leppida, millal me midagi esitame, kuidas me esitame, mismoodi meie menetlus käib ja nii edasi. Nüüd omamoodi eelis, omamoodi miinus on selgelt see, et vahekohtu menetlus võrreldes tavakohtuga ei ole kindlasti mitte odav. Vahekohtu puhul peavad pooled ise maksma vahekohtunikele selle eest, et nad seda tööd teevad, et nad lahendavad nende vaidluse. Need summad enamasti olenevad, kui me vaatame erinevate institutsioonide puhul vaidlusalusest summast, aga nad võivad olla ka märkimisväärselt suured. Eriti kui me võrdleme sellega, et minna tavakohtusse. Ehk väga paljude vaidluste puhul kus tegelikult see lepingusumma ja vaidlusaluline summa ei ole väga suur, võib tekkida küsimus, kas on mõistlik hakata seda üldsegi vahekohtus vaidlema. Neid analüüsi ja tasakaalusid on tehtud päris palju, et mis summast kust tasub minna. See on väga vaieldav ja see on lõppastmes suur kombo kogu selle kokkuleppe mõttes, aga peab arvestama, et see kulu on kindlasti üks argument, miks võib-olla mõnedel juhtudel ei ole mõistlik minna vahekohtumenetlusse. Kui ma mõtlen selle peale, kas ma ise soovitan pooltel vahekohtumenetlusse minna, paljud ütlevad, et Pirka vahekohtumenetluse advokaat, et loomulikult ta soovitab alati vahekohtumenetlusse minna. Ei soovita. Ma tegelikult tänases olukorras väga paljudel juhtudel soovitan pooltel ikkagi panna Harju Maakohus. Välja arvatud siis, kui meil on täitmise probleemid, välja arvatud siis, kui kliendi jaoks on oluline just nimelt konfidentsiaalsus ja väga sageli ka suurte tehingute puhul, kus ikkagi on võimalik pooltel lahendada see teistmoodi. Ehk siis vahekohtumenetluses on see spetsialiteet suurem ja poolte huvi on selgelt ka sellele, et tehingud jääksid konfidentsiaalseks. Aga siin tuleb mängu see, et Eesti kohtud on üldiselt suhteliselt kiired, suhteliselt efektiivsed ja väga paljudel juhtudel on poolte jaoks oluline see kulu. Ma vaatan kella ja ma hea meelega kutsuksin küsimusi. Vaikus. Paistab, et küsimusi ei ole. Paistab küll, et küsimusi ei ole. Kõik tundub siis nii selge olevat. Vabandust, minul on küsimus selle summa kohta, et millisel ajahetkel määratakse pooltele siis vahekohtu summa, et kas see on mingi tehingu põhiselt, mingi protsent?
See, ütleme niimoodi, et see etteruttavalt natukene ka, kui tekib vaidlus, siis üks pool esitab veel 2 sammu tagasi minnes. Ma räägin ära ka selle, et vahekohtumenetlused on kas institutsionaalsed või ad hoc ehk ühe korra peale. Tänapäeval praktikas väga palju kasutatakse seda, et on näiteks Eestis Kaubandus-Tööstuskoja all on arbitraažikohus, Helsingi Kaubandus-Tööstuskoja all Stockholmis ja need on sellised institutsioonid, kes on töötanud välja detailsed reeglid, kuidas vaielda. Neil on see aparaat, kuidas vaidlusi korraldada, organiseerida ja kaasa aidata. Ja see on lihtsalt väga mugav sealt kaudu vaielda. Muu hulgas on neil paigas see tabelite kaupa, et kui suured on vahekohtumenetlused tasud. Alternatiiv on täiesti ad hoc ehk ühe korra peale. Kui, nagu ma ütlesin, näiteks tekib vaidlus 2 isiku vahel, siis lepitakse kokku, et Pirka lahendab, aga selleks, et Pirka selle nõusolek annaks, siis Pirka ütleb jah, aga ma tahan selle eest saada nii ja nii palju. Et see oleneb hästi konkreetselt. Laias laastus hinnatakse umbes seda aega, mis selle peale kulub, aga ja kindlasti analoogia korras ilmselt vaadatakse ka institutsioonide nendele kulutabelitele. Kui me räägime vaidlusest institutsiooni tasandil, siis üks pool esitab hagiavalduse või teate, et ta soovib vahekohtumenetlust alustada ja siis institutsioon ehk siis näiteks Kaubandus-Tööstuskoja puhul nõukogu, ICC puhul on täpselt samamoodi board, kes vaatab ja hindab seda, vaatab vaidluse sisu, vaatab vaidluse summat ja siis määrab selle vahekohtumenetluse tasu. Vahekohtumenetluse tasu määratakse niimoodi, et ütleme näiteks tasu on, ma ütlen UPI praegu 22 000 suvalise numbri. Hageja peaks maksma sellest eelduslikult pool ja kostja peaks maksma sellest eelduslikult teise poole. See makstakse ära enne, kui vaidlus siis vahekohtunikele, kes seda asja lahendavad, nendele see vaidlus edasi antakse. Kui nüüd on olukord, kus hageja maksab, kui huvitatud isik, oma poole ära, aga kostja ütleb, et ei, mina ei maksa. Siis selleks, et see vaidlus edasi läheks, peaks siis hageja maksma ka kostja poole. Ja päris vaidluse lõpus, olenevalt sellest, kas siis hageja nõue oli põhjendatud või mitte, otsustatakse, kuidas kulud jaotatakse. Enamasti see põhimõte on kaotaja maksab, nii nagu kohtus, aga siin on kindlasti mingeid aspekte, millega natukene ka need kulud liiguvad siia-sinna. Ja siin peab kahjuks ütlema seda, et kui rahvusvahelisel tasandil on ikkagi väga palju hea usu ja ärikultuuri osa, et kui ikkagi vaidlus tekib ja pooled kokku leppinud selle vahekohtus lahendamises, siis enamasti hageja maksab poole ja ka kostja maksab oma poole. Eestis on kahjuks see kultuur selline, et ma isegi võib-olla ütleks 90% juhtudest. Kostja ütleb, mina ei maksa. Ehk siis kui hageja pöördub vahekohtusse, siis ta peab arvestama sellega, et ta peab esialgu käima välja kogu selle 100% arbitraaži tasust. Kui ta võidab, saab pärast tagasi. Kuidas Riiaga on kokku? Riiaga? Jah, kogemusi. Kas seal on samamoodi nagu Eestis? Läti arbitraaži kohta ma pean ausalt tunnistama, et ülimalt ettevaatlik. Lätis, mis on vahekohtumenetluse kohta viimase 15-20 aasta jooksul toimunud, nendel üks vahe oli seal, ma arvan, et ka praegu jätkuvalt on üle 200 institutsionaalse vahekohtu. Neid lihtsalt luuakse, tekitatakse, nad kaovad selle aja peale, kui sul vaidlus on põhimõtteliselt tekkinud, siis võib-olla seda institutsiooni pole enam olemas ja see, ütleme, usaldus vahekohtu vastu, Läti vahekohtude vastu on väga väike igal pool. Küll aga Läti kaubanduskoja vahekohus peaks üldiselt töötama üldiselt enam-vähem tunnustatud põhimõtete järgi ja seal on ka see tasude osa loogika samamoodi. Suur tänu. Mille järgi valida lepingusse konkreetne vahekohus? Kuidas mõjutab seda lepingu poolte päritolu ehk EL-ist, Baltimaadest väljaspoolt EL-i? Eks see olenebki sellest, kes on pooled. Kui ma mõtlen selle järgi, et näiteks mul on Eesti klient, siis ma enamasti püüan suruda ja kes sõlmib lepingu välismaalt tuleva isikuga. Siis olenevalt, kus see isik on, aga väga paljudel juhtudel ma püüan suruda sisse lepingusse kas Helsingi või Stockholmi. Iseenesest ka ICC arbitraaž on väga tunnustatud, aga ta on natukene kaugemal ja
või siis ka näiteks London. Aasias on väga tunnustatud vahekohtu institutsioone. Me viimases saates räägime ka natuke erinevatest institutsioonidest. Aga need on täpselt samamoodi kaugemal. Et väga lihtne ongi, kas Eesti Kaubandustööstuskoda, Helsingi või Stockholm. Kui keegi pooltest on sealt, siis alati ei pruugi seda valida, aga üldiselt Skandinaavia kontekstis ei ole ka probleemiks. Lepingupoolte päritolu selles mõttes jah mõjutab, aga mitte ka ilmtingimata. Et näiteks Stockholmil on väga suur reputatsioon aegade jooksul ida-lääne vahelisi vaidlusi lahendada. Et nad on hästi kogenud olnud aegade jooksul sellest. Baltimaadest ongi Lätit ma kindlasti ei vali, ütleme nii, et ma ei ole vist ühtegi asja Lätti. Ma loodan, et Läti kolleegid annavad andeks, aga ma Läti arbitraaži spetsialistidega räägin, siis ma tavaliselt küsin neilt, kas teil on olukord paremaks muutunud. Vastus on selle peale, et me püüdsime midagi seaduse tasandil muuta, aga seni ei ole see läbi läinud. Tunnistan ausalt, viimase aasta jooksul ei ole kellega sel teemal suhelnud. Leedut Vilniuse arbitraažikohus töötab ka, mul kogemused on nagu vaidluse kontekstis väiksed, nad põhimõtteliselt, ma arvan, töötavad a la nagu Eesti Kaubandustööstuskoda. Eesti Kaubandustööstuskoda puhul, olles küll ise seal nõukogus, ma ütlen, me tegeleme uute reeglite väljatöötamisega ja natukene kindlasti arenguruumi on, ehk see aparaat kui selline on Helsingis ja Stockholmis kindlam ja välja töötatud. Neil on ka mahud suuremad, nad saavad sellega rohkem tegeleda. Mis ma veel ütlen, mis mõjutab? Mingil määral mõjutab kindlasti see kulu, mingil määral mõjutab ka, ütleme, et kuna vahekohtule tervikuna on vahekohtu menetluse koht on selline mõiste. Ehk siis, kui meil valime vahekohtu menetluse kohaks Tallinn, siis kohaldub Eesti menetlusõigus. Kui me valime vahekohtu menetluse kohaks Stockholm, siis kohaldub Rootsi õigus laias laastus. Ehk siit peab natukene mingites kontekstis võib vaadata ka seda, kas kohalik õigus midagi muudab. Meie aeg on üsna täis. Ma võtan hea meelega veel küsimusi, kui on, aga vastasel juhul me siis jätkame järgmine kord.